Rääkimised ja esimesena arupärijate sõnavõtt Märt Sults, palun. Kolleegid, mul on muidugi kahju, et härra minister oma vastustes meelevaldselt käsitles minu sõnu, et õpetaja tegevus on otseselt seotud rahaga ja konverteeritab rahasse. Et õpetaja vastutust ja tööd ei ole võimalik üldsegi rahas mõõta. Et meie õpetajate kõige suurem tasu on selles, et laps naeratab, silmad säravad, ta on õnnelik. Ja kui ta läheb tunnist ära efektiga, et ta on saanud mingi uue teadmise, see ongi kõige suurem tasu. Enamus õpetajad ongi sellised. Jah, enamus ongi sellised. Ja nüüd ma igaks juhuks tuletan meelde 84. aastal ma tahtsin tööle minna kooli. Mind suunati 43. kutsekeskkooli, aga mul oli vaba diplom, kuna mul oli hästi palju häid hindeid seal diplomi peal. Ja ma tahtsin kandideerida 7. keskkooli ehk praegusesse Inglise kolledžisse keemiaõpetajaks ja ma ei saanud kandideerida, kuna mul puudus vanemõpetaja ametijärk. Ja öeldi, et tulge 3 aasta pärast tagasi, kui olete kaitsnud vanemõpetaja ametijärgu. Nii et seda juttu rääkida, et see ei olnud motivaator, see on absoluutselt diletantlik variant. Ja nüüd rahast. Siin on viimased väljavõtted. Et 2016 aastaks käis haridus- ja teadusminister omavalitsusliitudega läbirääkimiste käigus laual esialgu 225,7 miljonit ehk 0,6 miljonit vähem raha kui sellel aastal. Käis lauale. Nii, mille Rahandusministeerium viimasel minutil muutis 231,741 miljoniks ehk tõstis haridusele eraldatavat summat 2,4%. See on 2,4% kui käesoleval aastal. Nüüd me hakkame rääkima, kes nüüd hämab siin. Et keegi seltsimees rääkis meil siit puldist, et õpetajate palgafond tõuseb 4%, 2,4, mis vahe, 4 on numbri sees ju, pole ta midagi. Ja nüüd ma tsiteerin. Haridustoetuses sisalduvad vahendid munitsipaal- üldhariduskoolite õpetajate, direktorite, õppealajuhatajate, tööjõukuludeks ja täienduskoolituseks, õppekirjanduse soetamiseks ning koolilõunaks. Toetussumma kujunemisel on arvestatud riigigümnaasiumide loomiseks vajalike summade ümbertõstmisega Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvesse. Nüüd olge palun iromandid, armsad, kallid kolleegid. Kui palju õpetajate palgafond suureneb, sellepärast 2,4%, mis on raha tõusnud, peab ära tegema tihedas kirjas 4,5 rida ülesandeid. Ja seal on vist eriti mulle meeldib munitsipaalkooli endise direktorina, kauaaegse direktorina, on see, et riigi gümnaasiumide summa võetakse sealt maha. Nii et põhimõtteliselt, kosmos. Munitsipaalgümnaasiumi väljasuretamine käib täie hooga ja põhikoolidele jääb siis nii palju, kui jääb. Ja nüüd on siis direktorid need iromandid, kes siis peavad oskama vabalt käituda. Kui kala pannakse ämbrisse, siis ja see on vett täis muidugi, siis kala vabadusastmed on nii suured, kui suur on ämber. Kui kala pannakse tiiki, siis on tal palju suuremad vabadusastmed ja võimalused ellu jääda. Nii et jõudu tööle, Haridus- ja Teadusministeerium, jõudu tööle, härra Ligi, ja mina olen veel töökorras. Aitäh!